vood kutsuvad. Päike tõusis nii kõrgele. Paistab otse veel praegu voodisse silm. Õue. Siis läheb õue. Ops. 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 Õue. Nii särav. Vaata, kuidas nüüd maailmarändurid siin kahekesi seljad koos. Nii. Ja sina oled maailmarändur ja Selma ka. Suli oli ära 3 ööpäeva. Ööpäeva on kodus olnud. Selma oli ära 2 ööpäeva, ei näinud teda. Täna hommikul tuli. Ja praegu hüppas pallike akna taha. Ja, sina tahad tuppa saada? Ja. Koristame! Kadu neljapäev. Ja sa juba tead, et tavaliselt käib see koos tantsuga. Ai. Tere tulemast meie Kadu neljapäeva sauna. Hingeldan, näe, vaata. See vaip on oodanud pesemist. Ja nüüd täna ta selle on saanud, sest täna ma teen sauna. Ja sauna ma teen üle mitme kuu. Nii. Laseme omale, ma juba tegin siia tünni kutsudele paraja vee. Siin on minu külmvesi, siin on minu vana viht. Ma leidsin veel omale üle-eelmise aasta 2 vihta. Siin on mu paras vesi. Siia tuleb veel üks kaup külma võtta. Nii, ja nüüd me loputame veel korra selle, sest see on nüüd mul siin hõõrutud sisse seebiga ja siis kätega läbi masseeritud ja sooja veega, kuumema veega. Juba 2 korda voolikuga. Kõigepealt ma niisutasin ta voolikuga. Ja nüüd veel korra, sest et siia, see on nii tihe vihavaip, et ma usun, et siia, siia vahele muidu jääb veel seda seepti või võime veel seda loputada ja siis me viime ta nööri peale. Ja ma usun, et ta on meil paari päevaga ilusti. Ja nagu uus. See on Vändra vaibatehas Valley. Villavaip. Ja selle vaiba nimi on, kui ma ei eksi, siis oli ta Spirit või? Pagan, kes seda nüüd näeb enam. Minu arust ta seal oli. Jah, ta seal on kirjas, aga ta on ära kulunud. Mu mälu ütleb, et selle vaiba nimi oli Spirit. See on mulle kingitud. Ja minuga käib kaasa. Ta on just see õige suurus ja ta on täitsa päris. Nii. Vajutame nuppu. Ja saingi ta siia rippuma. Sest ega ta enne me ei saa välja, kui ta on ära tilkunud ja jooksnud nii, et seda ta saab teha minuga koos siin saunas olles. See on raske. Aga siis, kui ta tühjaks tilgub, siis ta läheb ilusti nöörile tuulduma ja päikest võtma natukene ja oi, kui ilus sa oled. Vaata, kui ilus sa oled. Ei saa aru, kust pidi nüüd. Vaata, kuidas muster tuleb. Tõmban ühte pidi, teist pidi, topp tagasi, silub ära. No võt nüüd siis. Siin on veel mingi plekk jäänud. Siin on ka, siin igasugused ju oksad. Et ma saan neid plekke siin veel selle seebiga, sapiseebiga natukene. Võt, mis välja siit tuleb veel meil, vaatame. Siin peaks enam paar reliplekki ka, mida ma ise olen ajanud, kui ma kastuureli siia peal. Me mõnname edasi. Me alustame alles. Järg on notsude käes. Mina olen oma leilid ja
7 kihti teemantit lihvinud, nii et nüüd on nende natsude kord ennast puhtaks saada. Kui sa lähed, Malli? Istu sisse. Vaata, kui ilusti Miilo istub. Istu sisse. Ei, ära hüppa. Istu sisse. Istu. Ma kohe kallan su märjaks. Pane käpad sisse. Pane käpad sisse. Ei ole vaja kakelda. 2 poest natsud. Ole seal, ära kõõlu siin ääre peal. See on libe äär. Istu seal ilusti. Vaata, kui nunnud. Miilo, sul on nii ilus tukk. No, kes raputab veel? Raputamise aeg. Palju raputada. Ma väänasin teid. Villa väänasin enam-vähem veest välja. Nüüd on vaja paar korda raputada, siis ma saan hakata kuivatama. Aga need rätikud lähevad kohe läbi märjaks. Ja. Aga minu pärast te võite niisama ka chillida. Sa tahad juua. Tahad juua. Palun. Palun. Juua. Juua, Miilo. Tahad? Ei taha? Ja sussu on seal, jah? Jaa. Vähemalt korra olete puhtad jälle, niikuinii te pöördate ennast kohe mustaks. Aga ma tahan, et see niikuinii need kuivavad, mul on vaja küüsi lõigata. Ja Miilo, sa pead muga koostööd tegema selles osas. Ja kui vajamasi on sul nina kinni, et sa ei jonniks ja ei kakleks muga, selge? Sa oled nii tubli poiss. Me ei tohi lasta uuesti küüne pikaks niimoodi, et on vaja jälle magama panna. Eks ju? Me peame saama sul lõigatud ilusti küüned. Sa oled ju tubli. Molli, sinul on ka vaja lõigata. Mõlemad on vaja lõigata. Ja kui me selle saame ka tehtud, siis me oleme tänase päeva võitjad. Anni, ai, sul on ilus tukk. No raputab veel. Raputab. Raputab. Tavaliselt näkku puhumine ajab ta raputama, aga praegu tal on nii soe, et chillib seal niisama. Molli üldse viskas ennast kõhuli, mõnnab seal. Oh, kui hea. Aitäh, Saunuke, aitäh. Sain need vorstikesed siia imbuma rätikusse. Seda roosat vorstikest on väga raske hoida kinni. Ta juba korra pani siit plehku. Ehk siis seni, kuni ma käisin Miilot toomas. Ma oleks pidanud Miilo ennem tulema. Ta tormas mul ukse vahelt välja. Ta kuidagi sai lava pealt alla jälle. Ei tea, mida ta mõtleb oma peakeses. Aga nüüd nad siin chillivad vaikselt, puhkavad. Vaiba vetisin ka nööri peale. Nii tore. Vaata, mida teeb saun ja rahulikud mantrad ja päike. Ta on pool tundi kahekesi siin chillinud. Mõnnavad ja mõnnavad. Ei liiguta ka. Ma käisin vahepeal, tõin välivoodi sauna eest maja ette, nad vaatasid ainult. Ei tea, mille Miilo vist mugab lausa. Molli vaatas. Nii, tublid. Mina panin oma saunajälgse mantratele vastava kleidi. See, mis mulle kingiti eelmise aasta suvepäevadelt. Siin selja taga on hästi palju roose. Sätena. See panebki tantsima nii. Üks liblikas on kestost välja lennanud. Teine on veel kookunis, aga nina on püsti ajanud juba nad. Ja kus sina oled? Natskin. Mis sa teed siin? Nüüd püherdad minu teki peal. Tule maha. Tule maha. See on tudupesa. Ise magad öössel siin. Nii. Mis teie siin räägite? Kuidagi pime on teil või? Mis? Et teid teise tuppa valguse kätte viima vahepeal või? No, minu kallid. Zorro. Oled Zorro või oled Poo? Nüüd ma näen ainult ta prille. Ta on nii Zorro. Jaa. Täna hommikul panin tunni siiamaani täis. Nad on ikka päris ilusti joonud. Aga noh, see on ikka tõesti praegu väga hea. Kausiga lahendus tuli väga hea meil. Sa hakkad kirjutama jälle. See on mängu tuju või? Vaata, kus ta ala ajab saba püsti. No on saba veel pikemaks kasvanud ühe päevaga. Joo. Teistel kaadib, siin on ka pisikene sabakene sinna tuttu tulnud. Joo.
Nilu ju. Toksid mind, sa toksid mind, me oleme ühte värvi. Sa nägid midagi läikivat ja siin on pärleid ja neid tahaks kohe ära noppida ja. Mis? Tõsi, tule siia, tule. Mõnna on, tule veel. Ja harjume. Sa oled mul käinud käe peal. Ai, kakali. Lälakene, kus sa lähed? Sina oled kõige julgem ja mida teeb meie väike Zorro seal? Ma panin neile rippuma selle, et nad ei talluks ja ei loobiks laiali nii palju toitu ja nüüd ta kaevab ennast sinna sisse. Ja, ai, lendur oled sina. Ai. Ja, tule lenda veel. Siin on ruumi, joo. Mis sa teed seal? Tegelased. Kogu aeg jooksen kinni, see loomisesse uppumine, see on nii, et teed, siis jooksed kuskile kivi taha kinni ja mõtled, oota, mida ma nüüd teen? Kuhu ma nüüd, mida, kuidas? No siis ma võtan puuriukse lahti, tulen istun, vaatan neid natukene, katsun neid natukene, räägin nendega. Käin õues ringi ära ja siis läheb edasi. Nii on. Ma otsustasin praegu, et ma võtan kätte ja teen 2 nädala kroonika ära. Panen kokku vist sellepärast, et nad on jäänud nii olengi uppunud oma maailma ära, et jah, vaatame. Joo, kõik on hästi. Varahommik, märg ja unine. Meie tõstsime tibud maha ja tegime ukse lahti ja vaata, mida meile Naela näitab. Talle meeldib seal istuda. Ja muidugi sa juba tead, et talle meeldib siin välja lennata ja ringi joosta ja ta ikka teeb seda järjest julgemini. Saba on ka järjest suuremaks kasvatanud. Ja mis ma olen tähele pannud, no Miilukene, ära räägi nii palju. Ta on nii, joo, kõik on hästi, no nii hästi ju, nii hea meel on. Istu siia kõrvale, lepime kokku ja vot niimoodi tubli. Mulli on tubli, istub siin ja vaatab ja sina oled nii erutunud kohe tahaks nii kallistada kõiki puhtaks limpsida üle pea kaela. Aga nad pelgavad seda natukene. Kui Lala jookseb välja, siis Milo hakkab tema järgi kohe. Ma mõtlen, sa oled ju nii suur. Vai, talle meeldib see nüüd seal õrrekene. Lala õrrekene meeldib, joo. Ja mis ma tähele olen pannud, et rohkem on Tipsi ja Lala koos ja Täppi ja Puu. Zorro. No, mis siit nüüd kaevata? Ja seal magavad ilusti. Täna tõusid hiljem ka, sest vaata pimedama. Noh, neil oli küll rätik üle. Auk on seal, jaa. Vaata, kuidas kõik jäävad, friisivad, kui Milo hakkab urisema või hakkuma. Ikka need instinktid on nii sees, et valvel olek, paigal olek, ei liiguta. Näed, jah, ma eile panin järgmise toidulahenduse, panin selle kõike sinna. Ja nii tuleb praegu kõige vähem loobivat toitu laiali. See toimib praegu kõige paremini.
no muidugi puu käib seal sees ka tantsimas, aga nad saavad üle ääre kätte. Kui just poole peale jääb juba topsiks, siis nad peavad kõõluma natuke hakkama, nii et need veel on nii väikesed, aga kui on ilusti täis, siis nad saavad ilusti, nad ei pea sinna sisse ronima. Näed. Ja maas ei ole väga toitu enam. Ennem see suplemine toidus ikka oli korralik. Nüüd sulil on see vasak jalg, näed sa, vot siin, tal on siin see, aga ta ei luba mul seda vaadata. Tal jooksis seal enne mingit vedelikku välja, ta lakkus ära, nii et ju tal see nüüd seal paraneb, mädaneb midagi. Ma näen, mingi auk on, haavaauk. Ära saigutama või? Ära ole kuri, ma tahan ainult näha. Aga ma ei katsu, ma tean, et sa teed haiget, ma sulle haiget teen. Said 2 nädalat vahepeal terve olla, sest tal tekkis selle kanna peale mingi laik juba. Eelmine nädal ma nägin, et kui üks jalg sai terveks, ma nägin, et siin oli mingisugune. Ei tea siis, kas keegi on hammustanud teda või mis jälle on, aga jah, ta ei maga. Ta runkab ringi ja peseb teda vahepeal. On nii, jah. Noormees. Runkad küll nagu vanamees. Puuki isegi ei lase mul põse pealt ära võtta. Need selle aasta rihmad nagu natukene vähem hoiavad või see, et nad mul aasta seisid, ma ei tea. Need on ikka need looduslikud. Enne aasta töötasid päris hästi. Aga lõhnasid ka magusamalt, tugevamalt, need nagu pole lõhnanudki. No niimoodi, võttis siia selle koha omale, näed suhtes. Sirutab oma käpakest. On nii valvel. Jah, saba on sul ka mingi jamaga koos. Päike läks juba looja, vaata, milline paks udu tuli täna põllu peale. Ja kanad just läksid sisse, näe. Viimane seal veel kohmerdab. No, läheb ka nüüd järgi. Ma ootan, et nad läheksid sisse, ma ei saa välja minna. Sest muidu nad jooksevad kõik mu juurde, aga nüüd nad lähevad, sätivad ennast õrrele ja siis ma lähen panen uksed ilusti kinni. Iseseisvad tüdrukud. Nii paks udu on täna. Vau! Suli tuli õuest tuppa hommik. Päike on juba päris kõrgel. 6:30 vaatasin. Otsi kannakene ongi tal siin. Siin tal on mingi augukene, jah. Seda ta siin just praegu ka lakkus. Tundub, et see paistetus, mis eile oli, on natuke tagasi tõmmanud. No ta ei kurda praegu, kui ta tuppa tuli. Ta ei mõtnud, ta ei rääkinud väga kõvasti midagi. Ta tuli lihtsalt siia mu juurde ja hakkas enda eest hoolitsema. Tegime just tibutupsude pesa puhtaks jälle hommik, eks ju, nad saavad siin päikse käes nii nunnult olla. Ja võtan nüüd neil vaikselt seda paberit ümbert ära, tegin neile need papist seinad siia sissepoole. Joonistasin sinna lillekesed ja näed sa, nad hakkavad kohe neid lillekesi nokkima, tundub. Ja, ahah, nüüd te tahate hoopis seda kangast sealt saada, ma pean selle sissepoole keerama. Nutsakesed. Tead sa, ma just monteerin seda alguse videot, kui nad tulid ja kui ma hoidsin laelat omal süles. Ja tead, ta on poole suuremaks ikka kasvanud. Ja nad olid siis kõik ühe suurused. Ja vaata, kui sa nüüd vaatad neid siiditibusid, siis neil on ka nii palju rohkem on karvakesi tulnud.
aga Lala on, kui ilus kohev. Kui suur saba tal juba on. Tal selja peal suled kasvavad. Ta jalad on poole karvasemad. Nii vinge. Sorral on ikka täielik sorramask peal. Mis see tipsi teeb seal? Saputate kõik, jah? Ja poost on saanud ikka vist täitsa sorro, sest ma näen seda maski temal. Siblivad. No mis seal paberi peal siblida on nüüd, jah? Täppi-topsidki seal. Ära võta paberit ära. Vaata, kui hoolega ta teeb. Laululind. Väike laululind. Ja eemale ise tuleb. Niimoodi näed. Tõstame mulle päikese käes praegu. Kasib ennast. Kõigil on hommikune tualett. Ja, tipsi. See üksteise alla pugemine, see on nii lahe. Ja teie nüüd siin pool. Ops. Meil siin lastetoa lõunane mäng. Käivad, lendavad ja hüppavad ja kutsunotsud vaatavad ja eriti aktiivsed on. Jaa, eriti aktiivsed on. Tere, Lala. Jälle mingi asi põriseb õues. No saite auku tule. Tule siia kõrvale. Istu. Mingid asjad põrisevad ja. Lala meenutab mulle, teate mida või? Ta on nagu Transformerites. Bumblebee. Oi kui pikk sa oled. Täiega Bumblebee. Oma suurte jalgadega. Kui nunnu. Ja ehmatasid neid. Tulid niimoodi, ehmatasid teise kohe kõhuli. Milo, tule eest ära. Kõik on kontrolli all, kõik on hästi. Tule siia poole. Mis te kuulate? Sirra ja vaikus. Noh, panin topsi täis ja juba olete põrandale kaapinud. Tahan sulle näidata ja tutvustada neid nunnusid, kes meil siin nüüd on. Lala. Käbuskatsin 3-nädalane. Nädal aega on ta nüüd meiega siin elanud. Nädal ja 2 päeva. 28 oli vist see aprill, kui nad haudasid välja. Sündisid. Ja siis on 3 silkibeebit. See kõik pisikene tibu. Ma ei saa neile öelda, ei prints, ei printsess, sest me ju ei tea, eks ju. No on uhke, eks ju. Ma nüüd hakkan sulle näitama, järgmine nädal näitan jälle. Sest esimene hetk ma ei taibanudki kohe teha, ma näen, kui kiiresti nad on kasvanud nüüd.
Mul on üks video selle kohta, kui nad olid alguses, millised ühesuurused pisikesed pallikesed nad olid ja kui palju on nüüd nädalaga kasvanud. Laala, see valge uudishimulik ja tore on Tipsi. Tipsi. See uhke kasukaga on Täppi, kõhualune hele ja pealt on täpiline ja oma mustriga. Näed sa, neil ka sabatutid on hakanud ilusti kasvama ja tiivad. Juba on täitsa tiivad. Ja kes see meil siin on? See on Poo. Või Zorro. Vaata nüüd ise, tal on must mask ees. Eriti laheda näoga. Hõbehall. Telefonivari tuleb peale. Hõbehall ja tumedamad tiivad. Mina Poo, tule välja. Tule välja sealt, tule. Tipsi ja Laala lendavad kahekesi, kuigi siidikad ei lenda, siis jah, suur vahe on näha, et Laalale meeldib väga hüpelda ja lennata ja Laalale meeldib õrre peal istuda, aga Tipsile meeldib Laala järgi teha asju. Nemad on nagu rohkem koos praegu ja Täppi ja Poo on rohkem hoiavad. Kui söövad, siis tavaliselt Täppi ja Poo seal õgardlevad ja Tipsi ja Laala mängivad, lendlevad. No. Mitte nüüd praegu, eks, kõik läksid siin. No on ilus Zorro mask pool. Ja Laalale meeldib väga selle klotsi peal istuda. Vahepeal ta nii lahedalt venitab ennast hästi pikaks ja teeb nokka lahti, nagu tahaks laulda. No ei tea veel. Hommik, armas. Näe, sulikene paraneb. Miilu. Käib jälle ilusti kahe käpa peal. See kannakene on tal jah. Seal on mingid augud tal, aga ta on saanud ennast parandada. Saabad püsti, ai kui uhke. Ja teie olete liiga julged, pisikesed. Ärge lennake nii madalalt. Need valvavad teid. Jaa. Ma tulin välja näitama sulle. Ossa. No ma näitan sulle siis kõigepealt neid, kes siin ilusti säravad ja õitsevad. Aga jaa, pääsud nii aktiivselt. Tahtsin sulle neid õitsemisi näidata, mis järjekord meil siin on. Näe, vaata, see pirnipuu õitseb juba täies õies, eks ju. Aga õunapuukene on läinud lahti nüüd täna hommikul. Esimene, teine. Meil on isegi paar mesimummu siin. Oi, kui tore. Ülejäänud näed sa veel on pungas, eks ju. Jaa, ta põriseb siin. Kui tore. Selline hästi soe ja pehme hommik on. Täna lubab 24 kraadi meil. Vaatame. Ja tead, mis paar päeva tagasi hakkas näitama, et see aasta tuleb isegi sirelilõisi. Eelmine aasta külm võttis mul sireliõied kõik ära. Aga nüüd tulevad küll täis. See veel natukene eelmine aasta mõne kobara andis, aga see ei andnud eelmine aasta midagi. Sest ma teda kas üle-eelmine kevad või, millal ma teda värskendasin, võtsin hästi palju ära seda vana ja kuiva ja siis kas ta ei pidanud vastu, et võttis eelmine aasta ära tal kõik õied. Ma ei tea, sorry, tiiger, astusin sul peale ja tahtsin sulle näidata ka neid teisi. No, kes siin meil täna lähevad lahti. No, puieng hakkab vaikselt looma, näed sa, see on see esimene, see tume punane. Seda mul ainult üks. Vereurmarohi täies õies, näe. Õitseb siin ilusti. Ja piparmünt on visanud ennast kohe peenra täie suurt ja kohevat. Ja mul tuleb siin natukene käia ikkagi võtta seda nõgest ära. Seda nõgest ära, siin sees on veel mõni naat. No muidugi see nõges on ise, see piimanõges on ilus, eks ju. Ja seal roosi juures on mingi, ma ei tea, mis leht see on. See tuleb vist see suur valge kobaraga mingi putk on äkki või. Nii, rabarbar on visanud jube suureks. No, see sama, ma ei tea, kes see on. Soolikarohi tuleb 2 tutis siin. Aga näed sa, eile need veel ei olnud. Need on üleöö läinud nüüd lahti, näed. Lähevad lahti.
aknast ma näengi just, ma näen selle roosasid pungakesi siin. Ja see on siis esimesed lahti nüüd lükanud. Tähendab, et õhtuks on see puu täitsa meil võites, ma arvan. See õunapuu ootab tegelikult mahavõtmist. Tal on suht söödamatud õunad, aga tal on väga tore ronimispuu ja kuivatuspuu, nii et ma võtaks tal vähemalt ülemised otsad ära, see ülejäänud võib siia jääda praegu. Käivad mul jalus, mitte käite mul jalus. Ma tahtsin näidata lõpuks seda, mis siin meil kohe-kohe täna teevad ka ennast lahti. Eile õhtul juba nägin, et esimesed moonid tulevad. Moonibeebid tulevad lahti, vaata. Nii et see moonipõld alustab oma hiilgust. Ma arvan ka, et täna-homme vaatame. No näed sa ja see siin laiutab ilusti. No siin on küll nüüd seda naati nii palju, et sellega ma ei jõua väga midagi teha. Vikatiga võtan. Muuga ma ei saagi siin midagi teha. Jah, ja siis seisab mul ees see, mille ma juba eile välja mõtlesin ilusti, kui ma siin õhtul jalutasin ja vaatasin, et ma pean selle serva uuesti läbi kaevama, siis seest nii palju puhtaks tegema, kui ma saan, tiigritest ja või lilledest. Ja siia tulevad need päevalilled ja siis ülejäänud lilled, mis seal kasumajas hakkavad. Sest ega ma ei tea, kui palju siin on ise see eelmise aasta moon ennast külvanud. Seda mooni ma ise ei külvaks rohkem, mulle ta väga, õied olid ilusad, aga ta kuidagi kasvatas seda vart ja lehte nii palju ja oli hästi õrn. Ühe päeva ainult õitses üks õis. Ehk siis see ei olnud väga tore. Aga siin on meelespead ja see nurmenuku rada. Otsa nunnad. Nurmenukud siin ilusad. Jaapanlane tahab vist pügamist. Otsad on. Teeme su pallikeseks. Ja ma arvan, et selle mätta ma pean ikkagi siit nüüd välja kaevama. Tundub mulle nii, et siia saab pesa üks võilill. Mitte võilill, päevalill. Teised asjad tulevad ilusti. Need gladioolisipuuled tahavad ka veel maha minna, need pole ka mul veel pandud. Siis kui saab puhastatud, siis saab need ka siia panna. Tubli suli, tegi ennast terveks. Las tal olla see käpp, ära mine sina sinna, las tema ise ravib. Aktivist Miilo. Ja kasvumaja seis on täpselt selline, et see segalille seemnesegu, mis oli. No sealt tuleb, eks ju, miskid asjad. Siis tuleb siit see pruudisõlg sinni ja siin on tulemas salatid. Uskumatu. Ja siin, vaata kui ilusad. Need on lillherned see aasta, ei ole tavalist hernest. Ei pannud suhkrut, vaid panin lõhnavad lillherned, sest ma armastan neid väga. Nii, ja see on siin nüüd kõik mu vinge. Päevalill. Päevalillel tuleb mul palju. No terve pakk kõik seemned panin ja kõik tulid ülesse. Nii et see on. Ja vaata, kes mul esimene õitseja on, Salvei hakkab juba õitsema siin. Kui nunnu. Siia sai külvatud igavene hunnik peterselli, raputasin. No, näed sa, nüüd need tulevad ka. Ja üks salat on siin kaunis. Jah, siit tuleb peterselli. Ja siit tuleb päris palju tilli ka. Veel ei näe ühtegi seda meiulille. Aga aeg näitab. Need on küll uhked. Nii et tuleb hakata seda lillepennat puhastama, et siis saab panna neid siia ja eks ma pean panema mujale ka, neid on nii palju ja nad lähevad ju nii suureks, need on 2-meetrised. Ja see maja esine, see moonipesa siin. See on nii armas siin sees, on igasuguseid pisikesi, näed, seal on need sinised ja
ja no muidugi margaretasid on meil hästi palju tihedalt, aga siin vahel on veel, näed, mingid priimulakesed, nurmenukukesed. ja tiigrid jälle, tiigrid on igas lillepeenras meil. kui sa jõuad ühest kohast teise. Kuule. Nartsisse on ka siin terve posu tegelikult sees peidus ja need on üsna hilised, siin on neid veel. Need tulevad alles hiljem. Metsik tulp on siin ja paar tükki. Ja kui lahe. oli 2, siis oli 4 ja siis on nüüd 6 neid. või on teid juba rohkem, oota 1, 2, 3, 4, 5, 6 on kindlasti. 1, 2, 3, nii 4, 5, 6. Kolm paari, jah. 3 paari pääsesid. nii tore, jälle tänulik käisime poes. Naabrikesed võtsid mind jälle kaasa ja on jälle need paar SOS asja ära aetud, toimetatud. Ja kodus tagasi väiksed natsud ootavad. Ja teie tahate nüüd välja saada. Mis teid siin ootavad? Oi, põrkepallid ootavad meid. Ja, põrkepallid. Rahu, kannikesed. Juba olen tagasi, olengi tagasi. Ja, vaata, kuidas Miina oskab põrgata. Molli ka. Ja, nii hea meele. Ja, hulluks lähete. Täiega, hullukesed. Olen tagasi, olen. Kõik hästi ära hüppa mulle nähku. Tasa. Lähme paneme asjad ära ja anname teile teha. Tule. Tead, nüüd on see aeg käes, kus meil täna on suvi. Täna on meil täiega suvi. Ja peale lõunasse oleme jõudnud selle imelise päevaga ja ma tõin isegi tibubeebid trepi peale päikese kätte, sest nii soe. Täiesti soe. Täpselt see, mida näitas enne, ma ei kujuta ette muidugi. Mul on nii tore näha, kuidas suli ise ilusti ennast parandab ja tervendab. Ja mul tuleb pühendada ennast maksimaalselt nüüd alles jäänud tunnid päikesele. Vaatame, mis ta meil näitab. Jaa, tõesti ongi, kojas varjus on 24. Täitsa ongi, nii et päikese käes on selline 26, 28 soe pehme tuulek. Viib mind kuskile sinna troopilistesse kohtadesse see tunne. Väga huvitav, ma just vaatasin ühte filmi Floridast. Mingi vana film. No mis vana? 90ndate oma. Paistab küll väga vana. Ameerika on täpselt samasugune tegelikult, seal vahet ei ole, olles seal olnud. Ja sinna ta viis ja see oli kõik see minu ookean, mida ta seal näitas. Spring break ehk kevadvaheaega, mis on kõikidel Florida soojadel randadel alati noortest täis ja kõik majutus on bukitud. Kuidas selle peale öelda? Seilasime, teame. Been there, done that. Ja teie praegu võtate kõik meie. See tuli alla ülevalt. Vaata, kus laalakene siin ilusti päevitab. Peame uued paberid jälle peale panema. Lähed varju väga, liiga see asju hakkas või? Ja neil õnneks on seal palse kõrgem. Aine sinuga. Oi. Paneme puhtad paberid teile siia. Ja näed, nüüd on puhas jälle. See on mul kõige lihtsam praegu selle majapidamispaberiga tõesti mängida niimoodi, et see imab hästi ennast sisse ja nad on kogu aeg puhtad.
panen uuegi. Mis teeb üks kana laulis praegu seal. Nad teevad nii naljakaid hääli. Kriuksus hästi pikalt põrises. Vaata, kuidas siiditipud on sabana ajanud püsti ja suuled. Siin. Mingi kõne tuleb ma sisse, ei tea, ei tunne. Täna on meie päev jälle. Saime käia poes ja püüame mitte tööd teha. Vahel on vaja pausi. Ja selleks tuligi täna see päike, et me saaksime vahepeal kõik ennast laadida, sest ta on saatnud meile nii palju informatsiooni, et seda vastu võtta, selleks on vaja energiat ja maandust ja oi, klotsikene on välja jäänud. Aga me nüüd hakkame nautima. No nii, ma viin nad tuppa tagasi, me oleme pool tundi siin olnud, aga nad lõõtsutavad nii koledasti, et ma viin nad tuppa tagasi. Mulli, sina ka ähid siin nii kõvasti. Mine sinna kotta varju. Näed, nad otsivad, kõik tahavad peitu minna. Ja Laala lõõtsutab siin, jooge. No puu tuli jooma vähemalt. Ennem puges sinna seina ja karbi vahele tahtis minna. Ehk siis sa näed kohe nende käitumisest, et neil on vaja tagasi minna tuppa. Ja sul on täiesti õigus, et keset seda kuumust, kus keegi ei kannata olla, tasub vahepeal minna. Siia puhtasse värskesse tünni. Nii lahe oli. Me lihtsalt olime seal oma kassiteki peal ja võtsime päikest ja võtsime pilvi ja võtsime vihma ja siis päike tuli veel, kuivatas meid ära. Ja siis tuli eemalt suur pilv, mis mürises. Ja kui tema mürin jõudis meieni, hakkas temaga kallama, nii et me tulime ruttu tuppa vaatama. See oli juba korralikum vihm. Eelmine oli hästi hõre, suured piisad. Üks tore tunnetemäng jälle. Selle kuuma naha peal tunda neid suuri jõhedaid piisakesi plärts ja plärts kukkumas, kuidas alguses keha ehmatab ja siis juba teadlikumalt võtab neid vastu, hajutab ära need tunded. Imelised kogemused, mida kogeda. Parempoolne õunapuu ongi peaaegu täitsa lahti nüüd. Wow. Imelises hetkes oleme. Näita, kuidas saab veel paremaks minna. Päike tuli välja. Kuskil peab vikerkaar olema. Kus sa oled? Kuskil peab vikerkaar olema. Seal kuskil peab olema. Kui märjaks ma saan. Väike läks uuesti pilve taha, võib-olla selle pärast ei ole. Ja tuleb veel kõvemini, mul jäi voodi välja. Noh, see kui on vara küll, aga ta läheb mingid liikuvad osad, ma vaatasin, tahavad rooste minna, peab vist mingi spreiga üle laskma. Kullaspreiga. Ja praegu see ajab, ma tahtsin vikerkaart näha, see ei pea saama välja. Aga vikerkaart ei ole, sest päike ka praegu on peidus. Tõmbame selle vaiba natuke sisse poole. Praegu ta nii väga siia sisse õnneks ei saa. Muidu on nii paha see lige märg siin. Vau, kui lahe.
kastekannu siia tilkumise alla panema. Päike tuli ju välja, vaata ise. No ka ei ole. Ei ole. Siit vahelt hakkas mulle täpselt pähe ja krae vahele sadama. No tere, ma just tõmbasin selle vaiba eest ära, aga näed sa, kust tuleb vahele. Okei. Jah, see koda on nii, nagu ta on. Igalt poolt sealt sajakäsid. Tegi see siin tudib meil. Sina ka kaifid siin, jah? Kaifi, parane. Sa oled tubli tugev poiss. Joo. Sa ka naudid siin, jah? Ei tea, mis neil on. Üks läks ees, teine järgi. Eilne tore troopika on asendunud tõesti selle tavalise jahedusega, ehk siis 13 kraadi peale 30 on tuntavalt jahe. Lähme viime kanapreilid päevakodusse. Noh, kas teil on lambikene ära kustunud oossa, kui pime, jah? No, eile saite sooja, täna saate tavalist. Lähme. Ui. No tuleb, kõik tulevad järgi. Tuleb kana. Näed ikka, et pruunikene on mul ainukene, kes alati mu kõrval kohe jookseb. Tule. Kana. Ma näitan sulle mööda minnes. Ma rääkisin just eile sulle Sirelist. Jaa. Kana. Tule. No tule. Oi, te olete nii naljakad. No, lähme kõik sisse. No tule. Hops. Lähme kõik sisse. Lähme. Tule, ma annan sulle saia ka. Joo, sa tahad saia saada mu käe. Joo, nii. Opati. Palun. Ai. Noh, mustu. Tule võtta ka. Ai, Ruuni, sa teed mulle haiget. Võta saia, mitte mind ära nokki. No, kõva nokkaga. Kapike. Ai. No. Näe, mustu võtta. Okei, koer välja. Lähme toome vett ka. Tibul on vesi ka otsas. Meil on seal paar muna. Siin 3 muna ja pesamuna. Hopsti, ei lähe välja. Triibu, ei lähe välja. Triibu tuleb tagasi sisse. Triibu läheb tagasi sisse. Mine sisse. Vot nii. Ja päevakodu on päevakodu. Ei ole midagi siin jalgutada praegu. Oi. Vett lähen toon, jah. Nii, esimene nutsu sai enam-vähem. Näe, nii palju villa sai ära. Suur töö sai tehtud, käpad said puhtaks. Jaa. Võtame teise nutsu ette. Väga lühikeseks ei teinud. Tegin sükse varas jagu. Sest muidu läks liiga pikaks juba. Said nad ju käidud. Millal me käisime teiega? Spaas käisite. Oli see veebruar või märts või? No mitu kuud läks igal juhul mööda. Nüüd said ilusti. Käpad olid juba nii karvased, et okei. Sina oled nüüd vaba.
jätsime sulle sinu ilusa koheva šonksi ja sul on väga ilusad lokid siin. Ja kõik hästi. Tubli tüdruk. Natukene jonnis. Väga vähe. Võtsime Miilu ette. Näed ise, millised nad on mul siuksed naturaallambad. Nii et ainuüksi selle villa läbi kraasimine võtab juba mind võimale. Ja nüüd tuleb seda vähemalt pool maha võtta. Kõigepealt teemegi selle keha, küljed, siis keerame ta külili ja hakkame täpakesi tegema. On nii või? Peale sauna ma võtsin tal natukene silmad ümbert ja pea pealt, nii et siin on täitsa hea, eks ju. Nunnu. Sai teise ka tehtud, hingeldan lausa. Miila, kas sina said ka tehtud? Sina said ka tehtud, ilus poiss ja puhas poiss. On hea olla. Oi, kui hea on olla, jaa. Ka sai korda. Poole õhemaks ja käpad korda. Kaunis, kaunis. Nunnu vallid olete, jaa. Ja vuntsi peal on üks pikk tutt. Vaatame, kas mul õnnestub. Ma proovin masina välja tuua, vaatame. Aga, mis te räägite? My god, ma vist tegin enamus ära, ma sorisen üle. Ma võin uuesti tunni minna, ma juba käisin seal. Aga nüüd ma võin uuesti minna. Nii, seda pulka on meil vaja. Kui tidid, Miila, ära jookse, sa saad rohelised käpad. Küll on hea, et ma sain nemad ennem tehtud. Jaa, kes see liputab saba siin. Tuli päike veel näitama. Kogu aeg olid pilved. Ja näed. Sätivad tuttu. Liiguvad vaikselt, näed sisse, ükshaaval lähevad. No aitäh, päike. Poleks siit täna neid. Kuule, tööpik laksutab. Jaa. On nii või, Miila? Ilus poiss, kuule. Miila. Viskan ennast pikali. Lutilek on täitsa lähedal siin samas kuskil praksub. No, kanapreilid, minge jah tuttu. Praegu